Hiljuti külastasin ühte peaingel Miikaelile pühitsetud kirikut, et vaadata seal hiljuti valmis saanud altari vitraaži või vitraažakent. Seal kujutati kahte tegelast, sain aru, et üks on peaingel Miikael mõõgaga ja puha. Küsisin siis kohaliku õpetaja käest, kes see teine on, et kas Rafael või keegi teine inglitest. Kohalik õpetaja ütles seepeale osalt pahuralt, et see on saatan, mitte ingel. Tõesti, igati loogiline, et Miikael kui jumalik sõjamees võidab ära kurja, siis kujutatakse temaga koos saatanat. Aga viimane oli nii kaunis oma välimuselt ja sellise täiusliku olemisega, et tekitas kahtluse, kas tema ka on üks inglitest. Võime öelda, et kunstnik on väga hästi hakkama saanud, sest tõepoolest ka saatan on üks inglitest. Ja veel selline, kelle kohta öeldakse, et on kauneim kõigist olendeist, keda Jumal iial on loonud. Nii ei olegi alati lihtne vahet teha kuradil ja inglil ja nende tegudel. Ka tänases evangeeliumis räägitakse meile, kuidas Jeesusega olid koos nii see, keda kuradiks nimetatakse, kui lõpuks inglid. Ühe juurest teiste juurde läks aga 3 kiusatusega, katsumusega teekond. Ja lõpuks nii jääb vähemalt evangeeliumit lugedes mulje, et see kõik sõltub meie enda valikutest. Kas saatan või inglid, kuratlik või jumalik ilu. Kiusatused, mida Jeesus kogeb, on kui sellised etalonid või mudelid, esitades meile 3 peamist valdkonda, kus kiusatused või kõige valusamad ja keerulisemad kiusatused inimest saavad tabada. Kui enne mõtleme, mis see kiusatus ise on, nagu kõrbekiusatuste loost näeme, panevad need Jeesuse valiku ette, kas see või teine tee, mis sa nüüd teed, vali. Võime kiusatustest mõelda ka nii, et need on otse kui ristteele sattumise kohad. Sa täpselt ei tea, kuidas nüüd oleks õigem edasi minna. Umbes nii, et sa oled kaardiga võõras linnas ja satud järsku paika, mida sa kaardi pealt üles leia. Tee läheb 8, aga kaardi peal ei näita sellist kohta. Ja siis sa ei saa nüüd aru, kumba teed valida. Kuidas siis edasi minna? Mille alusel me need otsused langetame? Lähen siiapoole või sinnapoole? See on see kiusatuse koht ja taolised valikukohad vaimulikus ja vaimses maailmas tabavad meid samamoodi. Need 3 ristteed, kiusatus, mida Jeesus läbi, lähtusid 3 erinevast valdkonnast või esindavad 3 erinevat valdkonda. Esimene neist on selline füüsiline pool, meie ihuline ja materiaalne pool, teine religioosne, usuline ja 3 võimu kiusatus. Füüsilise kiusatusena on Jeesusel kõht tühi. Ja kiusaja tuleb ning pakub talle, kuule, et aga äkki teeksid leiba kividest. Õigupoolest seda võib laiendada nälja või tühja kõhu pealt ka muude füüsilise olemisega seotud väljakutsetena siin maailmas. Olgu see siis inimese seksuaalsus, see, mida ta selga paneb, riietub, millises majas elab või kui suur on tema pangaarve. Ka turvatunne võiks ju siia alla kuuluda. Jeesuse vastus kiusajale oli, et inimene ei ela üksnes leivast, ka Jumala sõnast. Et teisisõnu, inimene ei ole ainult ja pelgalt füüsiline olend, vaid ka vaimne olend. Taoliste füüsiliste kiusatuste puhul võib jääda mulje, et need, kui see on meie ees väljakutseks, et siis on see kõige tähtsam asi järsku. Ja me ei näegi midagi muud enam. Näljane inimene mõtleb ikka toidust, ütleb vanasõnagi. Ja olgu siis mille järele nälga tuntakse, mis tahes. Aga
tarkus oleks mõelda ka millestki muust või näha kõige selle kõrval ka vaimset reaalsust. Me ei ole ainult need olendid, kes peavad sööma, paljunema, puhkama, vaid meil on ka vaimulik tähendus. Meil on vaimne teekond, mida me käime. See materiaalne ja füüsiline maailm, ihulik maailm on vaid vahend jõudmaks kuhugi kaugemale. See ei saa olla eesmärk omaette. Teine kiusatus on religioosne, usuline. Jeesus asetatakse kõige pühama paiga tippu. Pühamat paika ei ole olemas kui Jeruusalemma templi tipp. Tempel on ise püha, aga ta on veel kõige tipus ka kõige kõrgemas kohas praktiliselt. Ükski inimene sinna naljalt ju ei satu. Ja seal antakse talle soovitus, no hüppa nüüd alla. Nii püha paiga peal, nii erilises kohas, ometi imed peaksid ju juhtuma. Siin võime näha tegelikult kahte kiusatust, millega usu valdkonnas võime kokku puutuda. Esimene on pühakirja väga literalistlik või kitsas ja sõnaline tõlgendus. See on väga suur kiusatus kristlaste jaoks, sest see teeb maailma väga lihtsaks. Nii nagu loed, nii on. Piibli lugemine on ka väga lihtne. Kõik on kirjas ja midagi väga palju mõelda, rohkemat ei ole vaja. Aga just nii loeb piiblit saatan. Ta tsiteerib 91. psalmi, mida tänagi laulsime, kus öeldakse, et Jumal kannab omasid kätel ja hoiab kõigi õnnetuse ja häda eest, jalga ei löö vastu kivi. Järgmine loogiline samm taolisest sõnasõnalisest tõlgendusest viib eksituseni, mida Jeesus nimetab Jumala kiusamiseks. Eks proovi järgi. Kui Jumal nii ütleb, siis peab ju nii olema või sa ei usalda Jumalat piisavalt. Hakkad sa kahtlema, hakkad sa küsima, kas Jumal ikka täpselt seda mõtles. Proovi, kas gravitatsiooniseadus tegelikult ka toimib Jumala puhul või suudad sa usaldada Jumalat rohkem. See on ka teaduse ja religiooni vastandamise kiusatus. Kui Jumal on kõikvõimas, peaks ta ju loodusseadusi ületada suutma. Vahel kuuleme sellist vastandust, et kui piibel ütleb siis sõnasõnaliselt ja väga kitsalt lugedes ühte ja teadus midagi muud, siis tuleb ikka piibli sõnasõnalist tõlgendust usaldada, sest muidu sa ei usalda Jumalat piisavalt. See on aga saatana loogika. Ilus küll, aga kahjuks väär. Me ei peaks Jumalat kiusama. Ta on loonud selle maailma, ka loodusseadused on lõpuks Jumala seadused. Gravitatsioon on gravitatsioon, ole sa kas või kõige pühamas paigas ja nimetatagu sind kas või Jumala pojaks. Loodusseadustega ära ometi mängi. Seda tehes asetame ennast kuradi positsioonile. Hakkame kiusajana toimima, saatana kombel Jumalale pakkumise tegema. Noh, kas sa nüüd tuled ja aitad mind siin või kas sa saad ikka hakkama sellega, millest sõnas on juttu? Ilmselgelt ei saa taoline viis vaimulikku elu käsitleda ja usuelu tõeks elada meid kaugele viia. Kolmas kiusatus on võimu kiusatus. Sa saad ilmatu suure võimu ja väe lihtsalt, ei pea palju tegema, müü lihtsalt midagi maha, mis sulle on oluline ja tähtis. Kiusatusena asetatakse siin meie ette võimalus saavutada väga suur meelevald, aga meile millegi olulise hinnaga. Tänapäevaselt võiksime seda nimetada ka korruptsioonikiusatuseks. Kergekäeliselt ehk ütleksime kohe, see on poliitikute asi. Kui tegelikkuses seisame sellega silmitsi kogu aeg. Olgu tegemist siis mõne võimalusega väikese hädavale abil endale parem positsioon leida, või pisike pettus või vingerdamine sellise lubatava ja keelatu piiri peal
lõpuks ju kõige selle taustal on soov saada suuremat või paremat positsiooni iseendale, kus on aga see piir, mida me oleme valmis selle nimel maha müüma, millest loobuma. Viimase aja teemadest ehk kõige otsesemalt seondub sellega meie sportlaste dopingu kasutamise temaatika. Õige ja aus sport on küll üks asi, tulemused ja kuulsus aga teine asi. Tulemuseks dopingu läbi võib olla saavutatud mõningane edu, kuid selle hinnaks on südame puhtus. See 3 kiusatuse lugu seisab evangeeliumis enne kõike seda, mida Jeesus hakkas õpetama ja tegema. Need justkui näitavad meile kätte selle põhihoiaku või need 3 sammast, millele Jeesus kogu oma elus ja õpetuses tugines. Kõige selle alus. Tema jaoks ei olnud siis kõige olulisem mitte see materiaalne ja füüsiline tegelikkus, vaid selle kõrval ja eesmärgina nägi ta enda vaimset, jumalikku teekonda. Ta ei läinud sellist literalistlikku piibli käsitluse teed ega teinud vaimulikust elust hookust-pookust, millega siis superkangelase kombel inimesi ahetama panna loodusseadusi ületades. Ja ta ei müünud maha oma tõekspidamisi ega väärtusi lihtsalt sellepärast, et enamus või suurem osa oleks seda ehk soovinud ja selle peale aplodeerinud. Kõigi nende katsumuste läbi sai ta aga sellesse paika, kus kuradi asemel olid tema seltsilisteks inglid. Armsad sõbrad, see on väärtusprogramm ka meie jaoks. Kui need 3 valdkonda on meil, meie elus, Jeesuse eeskujul taoliselt paika pandud, ei pea me mõtlema, kas meie ümber on kurat või inglid, siis me oleme võimelised ristteedel valima selle hea tee otsa ja kuradi asemel saavad meie kaaslasteks Jumala saadikud. Aamen.